Hea vaataja, soovin sulle õnnistatud pühapäeva ja uut nädalat. Elame ajas, mis sunnib meid ikka jälle küsima, kes me oleme, keda me järgime, mille nimel me elame. Küsimus on meie identiteedis. Sama küsimusega pidid tegelema ka Jeesus ja tema õpilased. Kuulakem, kuidas sellest räägib meile evangelist Lukas 9. peatükis 18. kuni 14. salmis oma evangeeliumis. Kord, kui Jeesus palvetas üksildases paigas ja jüngrid olid koos temaga, küsis ta neilt, kelle ütlevad rahva hulgad minu olevat. Nemad kostsid Rist Johannese, mõned aga Eelia, mõned aga, et keegi muistseist prohvetist on üles tõusnud. Aga tema küsis neilt, aga teie, kelle teie ütlete minu olevat? Peetrus kostis, Jumala Messias. Ent Jeesus hoiatas neid ja keelas kellelegi sellest rääkimast, öeldes, Inimese poeg peab palju kannatama ning kõlbmatuks tunnistatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ning tapetama ja 3. päeval jälle üles äratatama. Siis ütles Jeesus kõikidele. Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist päevast päeva enese peale ja järgnegu mulle, sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle. Aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, see päästab selle. See on Jumala sõna ja püha evangeelium. Hea vaataja, pärast 5000 inimese toitmist oli Jeesuse populaarsus rahva hulgas järsult kasvanud. Oli neid, kes arvasid, et tõusnud on uus Rist Johannes, aga oli ka neid, kes leidsid, et mõni muistseid Iisraeli prohveteid on üles tõusnud. Näiteks Eelias on ilmunud. Ja keset seda arvamuste melu leiame me Jeesuse koos oma jüngritega korraga üksildases paigas palvetamas. Oli aeg rahuneda ja süveneda. Pärast palvet esitab Jeesus oma õpilastele aga 2 olulist küsimust. Esiteks, kelle ütlevad rahva hulgad mind olevat? Jüngrid jagavad rahva eelpool kirjeldatud arvamusi. Need olid enam-vähem samad mõtted, mis vaevasid ka tolleaegselt selle piirkonna kuningat Herodes Antipast, kui ta kuulis, et Rist Johannese asemel on veel keegi uus prohvet tõusnud. Niisiis rahvas tunnistas Jeesuse ebatavalisust. Jeesuse teod ja õpetus meenutasid neile muistseid prohveteid. Tänapäevalgi on Jeesuse kohta palju erinevaid arvamusi. Mõned peavad teda sotsiaalseks reformaatoriks, teised suureks õpetajaks, mõni lihtsalt inimeseks ja mõni eitab üldse tema ajaloolisust. Aga nüüd muutub Jeesus väga isiklikuks. Aga teie, kelle teie ütlete minu olevat? See ei olnud enam lihtsalt teoloogiliselt korrektselt vastatav küsimus. Nüüd oli vaja isiklikku seisukohavõttu. Ja Peetrus vastab, Jumala Messias. Kreeka keeles ton Kriston. Jumala võitu. Iisraelis oli aastasadu oodatud sellist Jumala enda poolt võitud ja läkitatud isikut. Isikut, kes vabastaks poliitilisest rõhumisest ja taastaks rahvusliku väärikuse. See vastus vihjas nii poliitilisele kui sõjalisele lahendusele ja niisiis kõlas jüngrite juures see sõnum, sa oled Jumala Messias.
Jeesus aga hoiatab neid ja keelab neid kellelegi sellist arvamust avaldamast. Miks? Ja kas see oli vale? Ei, kuid Peetruse ja teiste jüngrite nägemus vajas korrektuuri. Ja Jeesus hakkabki seda rahvuslikku kujutlust Jumala Messiast nii-öelda ümber defineerima. Inimese poeg peab palju kannatama ning kõlbmatuks tunnistatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ning tapetama ja 3. päeval jälle üles äratatama. Ja vaataja, tõepoolest siin põrkuvad 2 maailma. Inimesed ootavad valitsejad, kes purustaks vaenlased, kuid Jumala plaan näeb ette, et Messias peab kannatama, surema ja üles tõusma. Sest Jumala eesmärk on lahendada kõigi probleemide põhiküsimus, patu ja kurjuse küsimus. Sellele sügavamale lahendusele oli juba Vana Testament ju viidanud. Prohvet Jesaja oli rääkinud kannatavast Jumala sunasest ja psalmistki oli öelnud, et kivi, mille hoone ehitajad ära põlgavad, saab nurgakiviks. Tähendab, et Jeesuse tunnistamine Kristusena Jumalast võituna pidi hõlmama ka tema kannatuse ja ülestõusmise saladust. Pärast seda nii-öelda vigade parandust pöördub Jeesus aga kõikide poole ja ütleb, kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku mina ja võtku oma rist päevast päeva enese peale ja järgnegu mulle. See on üleskutse Jeesust järgida. Jeesuse järgimine pole ainult usutunnistuse küsimus, vaid ka selle väljendamine oma sõnades ja tegudes. Aga nüüd juba uues valguses nähtud messiapildist lähtuvalt. Seega tähendab enese salgamist ja risti kandmist. Mida see oma mina salgamine võiks tegelikult tähendada? Kindlasti mitte oma isikupära eitamist ega ka oma soovidest loobumist. See tähendab eelkõige Jeesuse juhtimise vastuvõtmist oma ellu. Loobumist oma isiklikest ambitsioonidest. Jeesus tuli, et täita oma isa taevase isa tahtmist. Ja see peaks olema eeskujuks ka tema jüngritele ja muidugi ka meile. Aga mida tähendab risti kandmine? See ei tähenda masohistlikku kannatuste otsimist. See ei tähenda ka iga kannatuse ja haiguse pidamist Jumala poolt meie peale pandud risti kandmiseks. Risti kandmine sisaldab mõistmist, et Jeesuse järgimine toob kaasa ka vastuseisu ja kannatusi. See võib tähendada perekondlikke konflikte, sõprade pilget, isikliku karjääri katkemist ja vahel isegi vangistusi ja surma. Jeesus suri ristil ja jüngrid, kes teda tahtsid järgida, pidid ka ise selle võimalusega arvestama. Aga sina, kelle sina ütled minu olevat, see küsimus esitatakse ka meile täna. Meie kujutlused ja Jumala tahe võivad osutuda erinevaks. Nii erinevaks, et tuleb lasta Jeesusel meie otsuseid ja valikuid korrigeerida. Sest kaotused ja tagasilöögid võivad osutuda vahel ka elu päästvaks võiduks. Suunaku meid sellele elule, meie õnnistegija ja päästja armastus meie vastu. Palvetagem. Issand, anna meile andeks, kui oleme sind hinnanud oma piiratud arusaamade piires. Õpeta meid ikka nägema ja käima sinu teed, enese salgamise teed. Issand, sündigu sinu tahtmine nagu taevas, nõnda ka meie eludes. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.